Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, on laupäev ja see tähendab seda, et nädal on mööda saanud ja motomelu alustab. Täna saates räägime mõlkide eemaldamisest, käime ära Tartus CF Motogalal, kus siis avalikustatakse paar üliägedat uut mudelit ja loomulikult ei saa me üle ega ümber lendamisest. Ka sellest teeme juttu, nii et mõnusat vaatamist. Ilmselt on väga palju autojuhte, kes kokku on puutunud mõlkidega autod, näiteks kas või parklas avastad, et su küljeuksel on mõlk sees. Ja tavaliselt tähendab see justkui seda, et nüüd tuleb kohe ühed korralikud arved keretööde eest ja oled pikka aega ilma autota. Tegelikult see mõlk ei olegi nii suur probleem, kui see esmapilgul paistab. Üldiselt mitte, et mõnikord see on täpselt 5-minutiline küsimus. Mõnikord on päevane, aga ikka see on palju kiirem, kui me teeks tavalist keretööd. No ilmselt mõlgil ja mõlgil on ka vahe, et millal nagu päriselt piisab sellest väikesest ajast, et see mõlk välja saada. Kui värv ei ole kahjustatud, saab igasuguse mõlgiga pöörduda. Kuna need mõlgid autole tekivad ootamatult, siis meil on hea võimalus täna üks mõlk tekitada ja see siinsamas kohe ka korda teha, et näidata, et tegelikult kui kiire see on. Täpselt nii, selle pärast me olemegi siin. Oi, kui halb hääl see on. Uskumatu, et pärast sellist tugevat haamripauku ma lihtsalt ei suuda seda mõlki üles otsida. Ma küll väga hoolselt jälgisin, et kus kohta ta selle lõi, et ma kindlasti midagi märkan siin. Aga no täiesti sile. No isegi siit külje pealt vaadates minu silm igal juhul seda kohta enam üles küll ei leia, kus see kõva pauk käis. Te praegu vaatate lambiga, aga kui me ütleme nii, kui te ei näe seda lambiga, siis niimoodi te ei leia seda kohta elu teed. Ja kogu aeg oli kõigest 10 minutit ja 10 minutiga on see siit läinud. Kas see mängib ka rolli, et kus kohas see mõlk on? Tegelikult on ukses sees jooksevad igasugused tugevdused, raamid, siis samamoodi pannakse müransumutust. See tekitab probleeme, aga lihtsalt see võtab lihtsalt rohkem aega selle mõlgi eemaldamiseks, aga tulemus on ikka sama. Et tegelikult isegi näiteks siin samas piileri peale lüües väike mõlk tekitada, see ei ole ka sinu jaoks mingi probleem? Ma võin kohe näidata, ei ole probleemi. See on palju, see on siuke väiksem, teeme kohe teisele kõrvale. Nii. See näeb päris hirmus välja, ma pean ütlema. Et see mõlk, mida me nüüd siit ära eemaldasime, oli täpselt randi peal, mis tundus nagu natuke isegi võimatu. Läks natuke kauem aega tõsi küll kui selle ukse mõlgiga, aga sama sile nagu oleks täiesti uus. Kuna meil on praegu talv, on vaja lihtsalt seda värvi natuke soojamaks teha, et ta oleks palju elastsem, et me saaksime liimitehnikaga seda välja tõmmata. Aga suvel see oleks natuke kiiremini, pluss veel tekitas probleeme, et see on nagu leksus ja sellel on hästi korralik metall. Üldkokkuvõttes, et ma näen ise, et mitte mingit jälgi nagu ei ole ja ma alati üritan kliendile loovutada ainult sellises korras autod. Eelmisel aastal käisime paari mehega Poolas,
kus said vigastada lausa 6000 Hyundai'd ja Kiasid, said nad rahekahjustusi ja oleme neid, seal oli suur tiim tervest Euroopast ja saime sinna kamba ja tegime kõik need autod 3 kuuga korda. Üldiselt tavaliselt parklamõlgid me alustame 50 eurost alates. Oleme rahekahjustusi autot teinud siin Eestis ka, aga seal juba on ikka kasulikum seda oma vastutuse ära kasutada. Me töötame kindlustusega samuti. Kuidas see protsess välja näeb alates sellest hetkest, kui ma avastan, et mu autol see mõlk tekkinud on? Peate helistama, toota autot ülevaatusele, kui hind sobib kliendile ja kõik need nõustamised, mida me oleme teile pakkunud, paneme aeg kirja ja teeme. Mõnikord see on täpselt samal päeval, kui meil on aega, et auto sõidab kohe sisse ja kohe teeme seda korda. Võite denjon.eu koduleheküljele minna, aga võite julgelt minna meie sotsiaalmeediasse, saate rohkem infot sealt. Kõike meie töid saab jälgida Instagramis Dentmaster John. Täna ei räägi me CF Moto uutest masinatest, vaid hoopis inimestest nende masinate taga. Tänasel gaalaõhtul tänataksegi just neid, tänu kellele see CF Moto bränd nii populaarseks saanud on. Meil on tavaliselt ka inimesed saalis, aga seekord on jah, et me oleme sõidukid välja lükanud ja täna on meil siis 1 aastaring jälle täis saanud ja aeg on teha üks tänuüritus oma kollektiivile, oma diileritele, edasimüüjatele ja koostööpartneritele. Tore on tõdeda, et nii mootorrataste kui ATV'de suhtes oleme turuliidri positsioonil. ATV'de puhul juba enam kui 10 aastat küll hoiame turuliidri positsiooni. Mootorrataste osas jõudsime selle tulemuseni esimest korda. Kui me kehva talvega, kus lund on vähe ja võrdleme nüüd käesolevat talve, kus on sisuliselt 2 kuud järjest olnud külm lumi maas, aeg-ajalt tuiskab, siis see vajaduspõhisus selliste sõidukite järgi näitab selgelt, et tegemist on töövahenditega või siis multifunktsionaalsete töövahenditega, sest ainuüksi jaanuaris me andsime oma majast välja ligi 300 ATV-d. Ma arvan, et inimesed on aru saanud, et sellel on praktiline väärtus ja hind vastab siis sellele sõiduki olemusele või see, mida ta pakkuda suudab. Et see on, ma arvan, et mõistlik. Kui väga palju sellest hinnast alla tulla, siis peab väga paljudest asjadest lihtsalt loobuma, sest iga nüanss või iga funktsioon sõidukil paraku tähendab seda, et ta peab tehniliselt olema natukene nagu innovatiivsem ja see tähendab ka natukene hinnalisa. Ilmselt kindlust pakub ka see, et kui te olete ikka nii pikki aastaid topis olnud, siis mingi jamatootega seal ilmselt kaua ei püsiks. Mulle endale meeldib see lause, et kui me oleme nii pikki aastaid topis olnud, siis me ei oleks saanud seda teha, kui see oleks väga kehv. Järelikult on see ikkagi see teenus, mida me osutame inimestele. See ei ole ainult see, et me müüme sõidukeid, vaid me müüme kogu paketti, me müüme järelteenindust väga pikkadeks aastateks. Me koolitame oma koostööpartnereid, diilereid. Me teeme kõik selleks, et inimene, kes on selle tehnika ostnud, ta sellega rahule jääks. Eestis on kaupluseid, kus CF Motot müüakse vist 18 või 19 kauplust. See tähendab seda, et see teenus on igas tõmbekeskuses kättesaadav ja see võib-olla annab jällegi sellele kasutajale selle meelekindluse, et kui tal on vaja teenindust või kui tal on vaja know-how, mingisugust infot, siis ta läheb oma kodu lähimasse teenindusse ja saab selle info sealt, sest need ei ole tekkinud eile, need on väga pikka ajalooga koostööpartnerid. Me tänase gala jooksul näitame 2 mootorratast, mis tulevad müügile sellel kevadel, millele meil on väga suurt usku. Me näitame ka ühte kontsept ATV-d, mis on ülimalt innovatiivne ja pakub juba nii mõnigi kuu väga palju elevust ja tekitab palju diskussiooni.
Nii et need kõik, kes on varem mõelnud kas siis ATV mootorratta või mõne muu masina peale, siis tegelikult oleks aeg võib-olla ennast natuke rohkem kurssi viia ja tulla piiluma neid, sest see valik on tegelikult meeletu. Jah, me suudame pakkuda täna praktiliselt kõikidesse segmentidesse või kõikidesse kategooriatesse, kus sõidukid, seda laadi maastikusõidukit vaja on. Me suudame sinna pakkuda maastikusõidukit ja me suudame ka mootorratta osakonnas leida sõidukid nii algajale kui professionaalidele. Nii et tulge külastage meie esindusi üle Eesti ja tulge proovima ja nautige tehnikat. Nii laste, mul on vähemalt hea. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Emirates 4 Tango on next sector request, flight level 340. Kui me oma eelmises lendamise loos rääkisime sellest, kuidas saada piloodiks, siis täna räägime lennukitest ja helikopteritest kui erakätes olevatest transpordivahenditest. Elame ju siiski üpris pisikeses kohas, nii et kas pigem on helikopterid ja lennukid üks tore ja üpris kulukas hobi või saab lendamist ka reaalse transpordivõimalusena kasutada? Muidugi saame, on lihtne vastus sulle. Meil on õnneks olemas selline võluasi koht nagu saared. Kas või juba see, Hiiumaale on tore lennata, Tallinnast väikse lennukiga lennates see kestab 45 minutit. Kui te olete autoga, see võtab ikka tükk maad rohkem. Praam ise juba peaaegu 1,5 tundi pluss veel sinna peale minek ja kõik see. Teine asi on see, et meil kõigil juhtub niimoodi, et on pikad päevad, kus pole mitte midagi teha ja siis on mingid päevad, kus on hästi palju asju korraga. Kõik on korraga ühel päeval ja need asjad ei ole üldse mitte ühes kohas. Me oleme käinud passi toomas Võrust, Tartust, Pärnust, Narvast, Kärdlast, Kuressaarest, igalt poolt. Nii helikopteri, lennuki kui ka miks mitte gürokopteriga saab liikuda mööda kõige otsemat ja sirgjoonelisemat teed. Ei ole kiiruse piiranguid, kurve, ümbersõite. Väike häda on lennukiga aga selles, et seda ei pargi suvalise kaubanduskeskuse ette. Lennuk vajab ju mingil määral ikkagi lennuvälja. Ja lennuvälja mõiste, kui me inimestele räägime, on see, et see ei ole mitte suur terminali hoone koos puhvet check-iniga. Lennuväli on tegelikult igasugune sobiv maalapike, kuhu lennuki piloot ehk kapten tunneb, et ta saab ohutult maanduda, kus on piisavalt ruumi ja see pinnas on sobiv selleks. Ja selle pinnase omanik lubab. Alati peab olema selle territooriumi valdaja nõusolek. Kui me võtame nüüd kopteri, siis see pilt on kordadest veel laiem, sest kopteriga võimalik absoluutselt igal pool käia. Kilo Tango climb flight 12360. 12360. Olgem ausad, selles mõttes kogu aeg on ta ju transpordivahend, et ükskõik kuhu ma ei lähe, siis eks ikkagi mõte on ajavõit, et niisama Tallinna kohal tiirutamist on mul ikkagi väga vähe. Et ikka ongi see, et kui ongi vaja kellegagi kokku saada, on see siis Tartu või Pärnu või Kuressaare, siis ma ikkagi üritan seda planeerida niimoodi, et ma saan sinna kopteriga minna. Mul on kopteriload umbes 10 aastat. Ja kopteri omanik olen ka umbes sama kaua, võib-olla natuke kauem, et tegelikult ma kõigepealt ostsin kopteri ja siis tegin load. Kui kopter hoovi peal seisis, siis juba ei jäänud muud üle, et tuli lugema hakata, et see mõjus nagu motivatsioonipomm. Selles mõttes on Eesti ju hea riik, et siin on mitu lennukooli ja Eesti suurus on selline mugav, et sa võid ka käia ükskõik kus Eesti otsas ja jõuad sama paagi kütusega veel tagasi, et ei peagi tankima ja nii edasi,
Eestis on palju saari, kus sa võidad nagu aega, kui sa pead saarele lendama ja nii edasi. Kui me suvisel ajal näeme õhus väikelennukit, olgu see siis Cessna Piper, mis iganes, kas siis tõenäoliselt võib ikkagi arvata, et keegi lihtsalt naudib ja mõnuleb ja kasutab oma seda õpitu vilju, et tihtilugu ei ole asi nüüd selles, et mul on vaja kuskile minna, vaid et ma tahan minna. Jah, see oli ilus küsimus ja mul oli ilus vastus sulle ka selle peale, jah, aga see võib olla see võib olla teine, see võib olla kolmas, see võib olla õppelend, see võib olla mingi kiire taksolend või see võib olla mingi kiire dokumendi viimine, see võib olla nauding, see võib mida vaid olla, aga igal juhul, mis on selge, et kui see väike lennuk, sa ütlesid Cessna või Piperi üleval lendab, siis seal olevad inimesed naudivad seda. Nemad kindlasti ei ole sellise tülpinud olekuga, kui sa lendad näiteks Lõuna-Aafrika Vabariiki suure Airbusiga ja ootad, millal kohale ometi jõuaks. Nemad seal üleval ei oota kohale jõudmist, nemad naudivad igat minutit, mis see masin seal õhus lendab. Selle lendamise romantikale tuleb nagu üks asi veel juurde, et sa saad endale sellise väga vahva vastutusala. Sa tõesti vastutad selle eest, mis sa teed. Eriti veel siis, kui sa oled saanud oma esimesed load kätte, sa võid ju võtta sõpru ja perekonnaliikmeid ja tuttavaid ja kõiki lennukisse kaasa. Ja nemad tegelikult ju usaldavad oma elu sinu kätte. Sina oled tegelikult nende elu hoidja. Piloodipaberite õpe on kõik inglisekeelne ja ilmselgelt annab see rahvusvahelisuse vihje. Ehk siis Eestis tehtud paberitega võid välismaale ja ka välismaal lennata. Ma ei häbene seda öelda, et ikka juhtub lennunduses nalja. Ma olen sõitnud kord, mul oli asjad Tallinnast Tartusse, üksinda väikse lennukiga. Ja ma olin just peaaegu lennuväljale jõudmas ja üks poiss ja tüdruk hääletasid. Ja ma küsisin, kuhu te tahate Tartusse, ma ütlesin, tulge peale. Ja see oli see aeg, kus nagu lennuväljale turvakontroll oli tükmad kiire. Ehk siis mul oli vastava loaga auto, ma sõitsin lennuki kõrvale, ütlesin, tulge nüüd välja, istugi siia sisse. Nad taltusid, nad ei küsinud mitte midagi, nad olid väga, võib-olla tõesti natuke kohmetud, istud sisse, ma võin lennuki käima ja me olime kusagil Paide kohal. Siis poiss võttis nagu julguse kätte ja küsis minu käest, et kas siis tõesti nagu Tartusse. Tartusse jah, et läheb veel 20 minutit, kohe on kohal. Ja mis võis temale veel eriti võõristav olla see, et piloodi kujutus inimestel on alati see, et ta on ülikannas valges särgis, tal on pagunid peal, tal on vormi müts, lakkingad ja portfell käes. Oi ei, eralennundus on eralennundus. Milani tookord lüükste pükstega T-särgiga. Mis on see miski, mis teid lendamise juurest vaelub? Mitu asja. No esiteks juba selline nagu huvi, nagu inimesega kaasa sündinud huvi, et õhku tõusta. Et miks mõni lendab tuulelohega või siis miks mõni käib merel ja miks mõni käib kalal, et mõnes mõttes on ta nagu hobi, aga see väljakutse just, et see ettevalmistus, kõik see, mida sa pead meeles pidama, mida sa pead oskama, et see on ka asi, mis mulle meeldib. Mulle ei meeldi vedeleda. Eesti registris on 5 helikopterit, 37 väikelennukit ja 3 Moto Delta plaani. Olgu rõhutatud, et need on Eesti registris olevad sõidukid, aga eestlaste hallata on ikkagi rohkem, sest et mõned lennumasinad on lihtsalt teiste riikide registrisse kantud. Seda seltskonda ühendab kirglenta, mitte majanduslik olukord. Loomulikult ta midagi maksab. Mina veel ei tea kedagi, kes oleks niimoodi jäänud nagu nukralt nutma nurga taha, et küll ma tahaksin lennata, aga ma ei saa. See ei ole enam nii kallis. See on võimalik kõigile inimestele ja seda seltskonda ühendab tõesti haigus, lennuhaigus, mitte majanduslik seis. Sügiseni on nüüd natukene aega, aga siiski, kes tahab kuidagi asjadega kursis hoida, siis kuidas teid leida? Ma saan nädalas 2-3 kõnet ikkagi, ma ei tea, kus see minu number välja tuleb, see on väga lihtne number ka, 5 18 18 18. Ehk siis, aga see number liigub ringi ja alati ikka küsitakse, kuidas saab ja eriti kevadet, kui siin märts-aprill, kui kevad hakkab tulema, inimestel hakkab mingisugune sügelus pihta. Vabanemine, siis tuleb. Ja siis ma tegelikult enam-vähem kõik sellise jutu, et kuidas sa pead need raamatud läbi lugema, seminarid on nii, see on üks 10-15 minutiline telefonivestlus. Ma loen selle ära ja kui inimene selle peale ikka ütleb, et jah, ma ikka tahan, siis ma ütlen, et palun saada mulle lihtsalt meil. Siis saadetakse mulle lihtsalt meil, et mina see ja rääkisime niimoodi ja siis mina kogun need meilid nii nimetatud sahvrisse.
Ja siis, kui tuleb suvi kusagil juulikuu, siis ma otsin kirjad meilid, kontaktid välja, hõikan kõigile, et kuulge, me nüüd augusti lõpus teeme infopäeva. Et tulge nüüd kõik kohale. Proven, te pakute ju lisavarustust mitte ainult bussidele, vaid ka pick-upidele. Ja, tõsi on. Meie valik on väga lai. Alustame siis näiteks kastikongidest, kastiruloodest, astmelauad, tuled, viled, kõik ühesõnaga, et saaks omanikule ühe vinge maasturi ehitada ühesõnaga. Ja praktilise? Jah, absoluutselt. Kastikate ja kongi mõte nagu lõpuks ongi see, et praktilisus ühesõnaga, et kes sõidab täna siis tühja kastikaga, pigem mitte keegi. No kõigepealt Tessera kastikate, selline ilus, sellise hoiutulega. Tema on meil siis nüüd, ütleme, selline poolautomaatne, et sees on siin sees siis vedru, mis aitab teda nii-öelda kokku ja lahku tõmmata. Ja lisaks, mida teistel ruloodel ei ole, mis on ainult temal, on siis selline mugav all on selline töötuli. Ja lisaks siis nii-öelda täiesaju siis ka see pidurituli, mis tähelepanu nagu pälvib. Lisaks on selle samarokis sees ka siis Linexi pinnakate. Linex on siis ise on selline pihustatav polurea. Kõige lihtsam mul on teda tavainimese öelda, et see on nagu peaaegu plastmass, aga tegelikult ta ei ole. Linexi põhiomadus on see, et ta on selline hästi kaitsevaine, peab vastu mis tahes kemikaalidele, ta on UV-kindel ja mis kõige tähtsam on see, et ta ei kulu ja ta on selline krobelise teralise pinnaga. Tema peal oli libe kündida ja kui me võrdleme siis kastiauto puhul näiteks plastiksisuga, siis plastiksisu on sipa odavam, aga kindlasti see eluiga on neil nagu võrreldamatu, et Linex põhimõtteliselt on eluaegne. Tegelikult see Linexi valdkond ei pea olema ainult kastiauto, me oleme lasknud AHA keskuses Kollased parte meremuuseumisse teinud ka erinevaid eksponente. Kellel mis soov on kuhugi lasta mingit ainet, mis siis teeks teie mingisuguse pinna vastupidavamaks, siis võtke ühendust ja vaatame, kas saame teile abi pakkuda. Sellel Hiluxile paigaldasime siis Aeroklassi kastikongi. Kõik meie kastikongid tulevad vastavalt värvikoodile. Tegemist on siis topeltkestaga ABS plastikust, sees on metallraam ja miks ta nagu plastikust on või mis selle nagu põhjus või suur point on see, et see kaal, et ta ei ole väga raske. Iga kongil on tagumine luuk on siis klaasist, soojendusega ja pidurdustulega. Kongides on sees siis töötuled. Lisaks on pakkuda siis nii küljeluukidega kui küljeluukideta kastikonge. Miks sina soovitaksid sellistel pick-upi omanikele, et võiks kastid kinni katta? Eelkõige just see praktilisus, et keegi sõida täna, ma loodan vähemalt tühja kastiautoga, hoiab ära erinevate varguste ja selliste sulide eest, et kui kate on kinni, on asjad oma kohal ja keegi sinna niisama nagu ligi ei pääse. Kui sul kastil on peal kastiruloo, siis ta kindlasti tagab mingisuguse kütusekulu vähenemise. Just erinevate asjade säilimise eest ka, et tuleb sul vihma, paistab päike, tuleb päikest, tuleb raha, et kui sul on kate peal, asjad on sul kastis sees, siis tegelikult midagi juhtub. Et siin on meil üks hea näide, tegemist on siis mountain topi välja tõmmata valusega. Miks ta just on mugav ja miks võiks see kastiautol nagu olemas olla, on just see, et kõik need asjad, mis siis sul lähevad sinna kasti taha poole, sul ei ole neid väga mugav kätte saada ja siis sul tuleb kappi selline mugav väljatõmmata valus. Ta on mitmes asendis lukustu, kannatab kuni 300 kilo ja tegelikult on ta selline super abimees igale kastiauto omanikule. Ja lisaks siis astmelaudadele ja ülejäänud lisavarustusele, mida me pakume ka sõidukitele ja maasturitele siis laseri esitulesid. Kõik need laserituled on siis tegelikult paigalduskomplektina, sobitavad külge sõiduki originaal nilaraami ja on niisugusel pimedal ajal, nagu meil siin Eestis palju on, hea sõber ja abiline sulle kindlasti. Saade selleks korraks läbi, suur aitäh, et vaatasite ja nagu ikka soovitan pilku peal hoida ka meie sotsiaalmeediakanalitel. Järgmisel laupäeval teeme juba midagi sellist, mida ilmselt võib-olla teleajaloos varem tehtud pole. Mis see olema saab, saate teada loomulikult, kui laupäeval saadet vaadata, nii et näeme järgmisel laupäeval.